Tere, armas! Täna siis olen sulle tegemas taaskord ühte videot siin. Minu jaoks sellisel nagu hästi olulisel ja ütleksin kohe sellisel nagu baasilisel või ühel nagu hästi lihtsal ja samas nagu üliolulisel teemal. Ja selleks on siis oma reaalsuse loomine läbi selle, et me võtame lahti seda ideed siis või tuletame meelde seda baasilist ideed, et energia järgib tähelepanu. Ja räägin siis loomisest läbi selle mõtte ja lõpuks teen sulle ka väikse 3 kaardi ladumise 3 sümboliga. Aga enne kui me siis nende sümbolite valikute juurde läheme, siis lihtsalt tahan võtta korraks selle meelde tuletada ja lahti võtta veel kord selle idee, et kuidas siis üldse toimib siis reaalsuse loomine, siis peene spirituaalse sõnaga manifesteerimine. Et manifesteerimine ei alga ja lõppe sellega, et me paneme küünla põlema ja loeme loitsu ja ma ei tea, teeme mingi aroomiõli segu ja kirjutame kuhugi ja siis põletame selle ära, et see on üks moodus seda teha nagu teadlikult ja rituaalselt. Aga manifesteerimine ehk reaalsuse loomine toimub igal hetkel, absoluutselt igal sekundil läbi meie mõtete, ilma et me midagi teeks, ainult me mõtleme. Ja eraldi teema on loomulikult see, et meie mõtted tulenevad meie alateadvusest, meie uskumuste süsteemist, kui me arvame, et meil on vaba tahe ja me ise kõike seda protsessi kontrollime, siis tegelikult sellist nagu teadvusega ja teadvustatud asjade mõjutamist saame me juhtida võib-olla seal 3–5%, ülejäänud kõik tegelikult tuleneb alateadvusest. Ehk siis on ülimalt oluline järgida, vaadelda oma mõtteid, sellepärast et iga mõte on manifestatsioon. Ja iga sõnaga loomulikult on ju, kui me sõnastame oma mõtted, siis me anname väga palju sellele manifestatsioonile jõudu juurde. Ja kui me paneme veel tegudesse selle, siis see muutub nagu erakordselt tugevaks. Samamoodi tegelikult tegemata jätmine on manifestatsioon, et igasugune valik on ju. Ehk siis absoluutselt igal hetkel me loome. Ja selleks, et midagi luua, on vaja energiat. Ja loomulikult mõte on energia, sõna, tegu, aga meil on võimalik ka nagu teadlikult suunata seda. Ja kui me teadvustame, et energia järgib tähelepanu, on ju. Ja me näiteks tahame mingit olukorda muuta, mõjutada ja näiteks on midagi, mis meile ei meeldi, on ju. Ükskõik, mis selleks siis on, kas selleks on siis loll ülemus või nartsissistlik eks või on selleks siis ühiskonnas mingi, mis iganes teema on ju. Praegu siin on aktuaalne siis seakõtku teema, mingil hetkel meil oli see koroona teema, maksutõusud, ükskõik mis asja vastu siis me oleme, me tahame seda olukorda muuta, on ju. Me tahame, et olukord oleks teistsugune. Ja kui me nüüd asume võitlema selle nähtuse vastu, on ju, olgu selleks siis poliitik, kes rahvast lolliks nimetab või arrogantne minister või ükskõik mis asi või erakond, keda me tervikuna ei salli, ei tolereeri. Ja me nüüd asume siis võitlema selle nähtuse vastu, siis see tähendab seda, et me anname kogu oma energia, meie eluenergia, ütlen veel kord, toonitan seda hästi, sellepärast et eluenergia on ainus ressurss, kõige olulisem ressurss, mis meil üldse on. Sellest sõltub, kui pikalt me elame, kui tervena me elame, kui õnnelikult me elame, kui palju me nii-öelda head ligi tõmbame, kõik see sõltub meie eluenergiast. Ja nüüd me siis võtame
näitlikult ühe portsu oma eluenergiat, pakime seal ilusti siis kingituseks ja kingime sellele nähtusele, mille vastu me läheme võitlema, sellepärast et see nähtus meile ei meeldi ja me hakkame protestima ja võitlema selle nähtuse vastu, kinkides siis oma eluenergia, oma kõige olulisema ressursi täiesti ilmselt tahtmatult sellele nähtusele, mida me justkui tahame tühistada. Ehk siis me tegelikult toidame oma energiaga seda, mida me tahame, et see kaoks ja seda olukorda, mida me ei soovi kogeda. Et tunnete see mõte nagu väga sügavalt läbi ja universum ei tea, ei tunne sellist sõna nagu ei. Ja kui me ütleme, et me seda ei taha, on ju, siis universum kuulab ainult seda, on ju, ta ei kuule seda eid. Ja kui ma ütlen näiteks, et ma ei taha haige olla, siis universum kuulab, ahaa, haige, palun väga, siin on see reaalsus, mida sa tellisid, on ju. Ja teistpidi, kui ma ütlen, ma olen terve, ma pakutan eluenergiast, ma olen harmoonias, ma olen tasakaalus, ma olen terve, siis universum kuulab harmoonias, tasakaalus, terve. Palun, siin on sulle reaalsus, mida sa soovisid, mida sa manifesteerisid. Sellepärast on hästi oluline nagu teadvustada seda, kas ma ütlen läbi eituse, ehk ma olen elu vastu, ma olen nii nagu elu meile tuleb, on ju. Kui minu reaalsus väljas täna on nähtused, mida ma ei soovi, siis niimoodi elu on minuni tulnud, sellepärast, et ma olen seda niimoodi elanud oma varasemate teadvustamiste või teadvustamatustega, oma mõtetega, oma ütlemistega, oma manifestatsioonidega ja kui ma nüüd eitan seda, siis ma olen elu vastu, on ju. Ehk siis selleks, et saada joondumusse, et minu manifestatsioonid toimuksid, et ma saaksin seda positiivset reaalsust siis luua. Selleks on mul vaja siis lülituda sellest eitamise ja vastuolemise režiimilt jaatamise ja poolt olemise režiimile. Niimoodi, et ma saan oma taotluse väljenduda siis läbi jaatuse. Ma olen terve, ma olen õnnelik, minu suhted õitsevad, minu sõprussuhted on toetavad ja viljakad, mu keha on rõõmus ja vitaalne, ma elan vabas, hoolivas, armastavas ja küllusest lokkavas Eestis ja nii edasi, et lihtsalt märka neid mõtteid, on ju. Ma arvan, et ma teen eraldi ühe video sellest, kuidas luua endale šamanistlikku varitsejat, sellepärast, et me ei ole oma mõtete märkamises kaugeltki nii head, kui me tegelikult arvame, et me oleme. Ja ma õpetan sulle siis, kuidas luua see šamanistlik varitseja, see on ülioluline šamanistlik praktika, mida me kõik saame teha ja tegelikult nagu teha nagu kerge vaevaga, et on kõik sellised geniaalsed asjad on tegelikult väga lihtsad ja lihtsalt meil tuleb see integreerida oma igapäeva, kui me soovime muutust taotleda, enesearengut taotleda. Ehk siis veel kord meeldetuletuseks, energia järgneb tähelepanule. Mul on hästi hea meel, ma natuke nüüd teen nalja ja olen selline nagu arrogantne, kui ma ütlen, et nii tore, et teadlased vahel avastavad midagi, mida nõiad juba teavad, on ju ammu, aastatuhandeid. Ja kindlasti sa oled, vähemalt paljud teist on kuulnud kindlasti või tundnud huvi ja selle kvantfüüsika vastu, sellepärast et kvantfüüsika on minu meelest see sild, mis nagu selle, mida nõiad teavad ja tunnetavad ja kõik selle maagia ja mille põhjal toimuvad kaugtervendused ja voodoo'd ja voodoo'ga kui tervendusmeetod, on ju. Ma olen varasemates videodes sellest rääkinud, et mitte siis Ameerika filmide nõeltega nukku torkimine, vaid voodoo kui tervendusmeetod, kaugtervendus. Ja mille põhjal siis see toimub, et see kvantfüüsika nagu sild selle teadusmaailma, selle hästi ratsionaalse ja sellise materialistliku maailma ja siis selle maagilise ja vaimse maailma vahel. Ja kvantfüüsikas siis on tehtud katseid just selle vaate ja mõju kohta, on ju, et kes nagu teadvustab, kes annab oma tähelepanu ja kuidas siis lainetest saavad osakesed, ehk siis reaalsus tekib, viie meelega tajutav reaalsus tekib sellest, et me anname oma tähelepanu, me vaatleme.
ja uuri selle kohta, ma väga soovitan, et see on tohutu põnev kõik, mis kvantfüüsikas toimub ja mitte, et ma ise selle ala ekspert oleksin, aga kõik informatsioon, mis sealt tuleb, on mulle nagu tohutult huvitav, sellepärast et see nagu selgitab lahti need asjad, mida ma nõiana, šamaanitarina, sabakondiga tean, on ju, aga siis saab aju ka selle toidu ja selle selgituse, on ju. Ja mul on oma videodes siis hea kasutada seda ka, et ka need ratsionaalsemad inimesed saaksid ühenduse selle teemaga. Ja minu enda ka see ratsionaalsem aju poolkera. Et sa kindlasti tead seda, on ju, et siis meie parem aju poolkera on see jumalik intuitiivne, mis juhib meie siis vasakut keha poolt ja vastupidi siis vasak ratsionaalne aju poolkera juhib siis paremat sellist ratsionaalset, pragmaatilist, arvutavat, kalkuleerivat, plaane tegevat keha poolt. Ja see tõeline harmoonia tekib siis, kui need kaks saavad, nüüd siia kujutada seda lõpmatuse märki, on ju, kui need kaks saavad nagu siin kokku, et siis tekivad taipamised, tekivad sellised kvanthüpped, selline nagu teadvuse tohutu avardumine. Selles mõttes on mõlemad olulised, nii nagu sisse ja välja hingamine, nagu yin ja yang. Reaalsusloomes täpselt samamoodi, on ju. Ja mis ma siis tahan sulle öelda, kui sa tahad muutust, kui sa tahad mingit muutust luua sellest, kuidas elu sinuni tuleb, siis hoia seda visiooni sellest, millisena sa tahad, et see on, ju. Mitte seda visiooni, mille vastu sa võitled, mida sa ei taha, vaid lihtsalt hoia visiooni. Kujuta, pane silmad kinni, visualiseeri, kujusta, sõnasta, joonista, tee vision board ajalehe väljalõigetega, ükskõik, et need kõik toimivad siis sellel põhimõttel, et sa hoiad visiooni oma silme ees, oma sõnades, oma tegudes, seda visiooni sellest, kuidas sa tahad, et reaalsus sinuni tuleks. Milline siis on ju sinu jaoks ja seda siis läbi jaotuse, sest universum ei sõna kustutab ära, on ju. Ja see on seesama põhimõte, on ju, miks nii öeldakse, et universum ei sõna ei kuula, sellepärast, et su tähelepanu on kas sellel, mida sa ei taha või sellel, mida sa tahad ja mõlemal juhul järgneb su tähelepanu, su energia, sinu elu energia, su kõige olulisem ressurss sellele, kus on su mõtted. Ja siit siis läheme väikse tänase ladumise juurde ka, on ju. Ma teen sulle täna 3 grupiga ladumise. Ja selle siis 3 grupi mõte on see, et sa võid tähelepanu siis pöörata sellele, et kuidas, mis nagu informatsioon tahab täna sinuni tulla, siis just selle manifesteerimise, reaalsusloome, oma elu energia kasutuse võtmes. Ja alustan siis gruppide tutvustamisega. Täna number 1 grupp teile tuleb sümboliks selline väike just siit koduaiast nopitud punane tomatikene. Number 2 grupp. Paraku ei kasva minu koduaias, on ju, aga selline mõnus suur, hästi lõhnav apelsin. Ja number 3 grupp. Jälle taaskord selles reaalsuses praegu minu koduaias ei kasva, aga mine sa tea tulevikus. Mõnus suur jälle hästi lõhnav sidrun. Nii, ja võta siis tunnetamiseks, milline grupp sind täna kõnetab. Ja siit läheme ladumiste juurde. Esimene grupp siis, kes te valisite selle tomatikese intuitiivselt või teadlikult, ma ei tea, aga teie valisite juurtšakra värvi. Enamus ilmselt minu kuulajatest, vaatavatest teavad ja tunnevad tšakrasüsteemi, aga nendele, kes ei tunne, siis juurtšakra, see ei ole küll meie kõige alumine tšakra, sest meil on veel jalatšakrad, maatähetšakrad, sellepärast, et meie keha energia ei ole meie keha sees, vaid meie keha on pigem meie vaimus ja meie energia sees. Siis füüsiline manifestatsioon meist, meie mõtetest ja tunnetest. Aga juurtšakra siis asub 2 jala vahel, lahkliha peal ja siis meie keha nagu siis, ütleme siit
jalast kuni varvasteni, siis on ta kõige alumine ja ta on seotud siis maaga, on ju, juurtega, juurtšakra, seotud esivanematega, seotud sellega, kust me tuleme, eelmiste eludega ja maaemaga hästi sügavalt, kust me juured on, kust me siis tõmbame seda naisenergiat üles, on ju, loomise energiat. Ja kui nüüd sul on siis mingid blokeeringud või piirangud või takistavad asjaolud just seal juurtšakra tasandil, on ju, siis sa tegeled baasturvalisuse teemadega. Sinu reaalsuses võib olla väga see, et sind saab näiteks kätte see informatsioon, kui räägitakse sõjauudistest või mingist kuritegevusest või mis iganes, on ju, et sa kardad, et sinu baasturvalisus on ohus mingil tasandil. Ja sellega on sind kerge manipuleerida, sellepärast lihtsalt, et see tomatikene juba ilma kaartideta ütleb, et oluline on oma juurtšakrat tervendada ja tugevdada, oma baasturvalisust seeläbi suurendada, sest siis kaovad ära, sinu elust langevad ära sellised eksistentsiaalsed hirmud, et sul ei ole süüa või sinuga juhtub midagi, su lähedastega, su lastega juhtub midagi. Sul ei ole turvaline olla, see ebaturvalisuse tunne lihtsalt taandub, kui sa tervendad, kui sa tugevdad oma siis seda juurtšakrat, seda, mis on sellist punast värvi. Ja mida sa saad teha selle tugevdamiseks siis? Sa saad süüa punaseid vilju, punast värvi, paprikat, tomatid, ka juurviljad on ju, näiteks peet, punast värvi ja juurvili on ju. Et tunneta, vaata, kas need meeldivad sulle, maitsevad sulle või need sulle pigem võõrad on ju, aga punast värvi viljad, marjad, kõik toetavad su juurtšakrat. Siis kõige olulisem, millega sa saad oma juurtšakrat toetada, on maaga ühendus, on ju. Pall ja jalu maapinnale või kogu kehaga täiesti, heida pikali maa peale ja kogu kehaga võta maaemaga ühendust ja anna oma mured ja hirmud ära maaemale, ütle, et palun maaema, õpeta mulle usaldust, õpeta mulle eluusaldust, jaatust, turvalisust, võta mu raskus ära ja anna kohe teadlikult nagu tunneta, kuidas läbi sinu juure voolab see raskus ja mure ja sellist hirmud nagu maaema südamesse ja lihtsalt nagu anna need maaemale, sest maaema on lõpmata vastuvõtlik ja lõpmata toetav. Loomulikult on selleks igasuguseid meditatsioone, mantraid, seda sa saad ise guugeldada või kirjutad mulle, ma õpetan sulle, ma praegu selles videos kõike seda käsitlema ei hakka, aga ma lähen siis kaartide juurde ja vaatan, et mis on siis veel kaartide sõnum, on ju, et kuidas siis sinu loomisprotsessi saab toetada. Nii, ja sulle tuleb surmakaart, siin on ju surm on transformatsioon, kõige tugevam transformatsioonikaart on ju kõige suurema muutuse kaart ja vaata, siin on ka täpselt samamoodi see punane on ju, sümboliseerib siin nagu lähevad väga hästi kokku, on ju, sümboliseerib seda siis täpselt seda nagu vana osa sinust, millel võib-olla see juurtšakra ei olnud kõige tugevam ja sul olid mingid eksistentsiaalsed, mingid ellujäämise hirmud, mingid hakkamasaamise hirmud, see võib olla hästi palju seotud ka materiaalsusega, kas mul jagub raha süüa ja nii edasi, nagu ressursside hirm, on ju. Kui mõtleme maaema peale, kes annab kogu aeg nagu lõpmata palju, kasvatab vilju, lilli, ravintaimi, mineraalaineid, kristalle, kogu aeg lakkamatult annab, on ju, et kui me nagu selle juurtšakra ära tervendame, siis me saame selle maaema küllusteadvusega ühendust. Läbi selle saab siis kogu meie nagu reaalsus muutuda tervemaks, turvalisemaks, külluslikumaks, niimoodi, et kui me teeme selle transformatsiooni ära, kui me selle nagu punase ära tervendame, siis me saame minna siia hästi sügavale vaata, kuidas siit maaema hakkab paistma oma metsadega, oma päikesega, oma helesinise sellise lootusrikka taevaga.
et surm on nagu hästi suur transformatsioon, nii nagu nukust saab liblikas, on ju, nagu laps sünnib siia maailma, täpselt samamoodi, see on täpselt samasugune transformatsioonivärav kui siis ka, kui me siit maisest kehastusest ükskord lahkume ja kuhu me siis jõuame, on ju, selle ümber on palju teadmatust, aga nüüd samamoodi sealt ma usaldan, et üks hea võrdlus on see, et elu on nagu me oleksime ookean ja siis miski sellest ookeani pinnalt tuuleiil või mis iganes, on ju, ühe veetilga tõstab ülesse, see on nagu meie elu, siis me sellest ookeani teadvusest, ühisteadvusest korraks lahkume ja siis surres elukaare lõppedes me langeme selle veetilgana jälle ookeanisse tagasi ja me saame jälle selleks kõiksuseks, on ju. Et mõtle selle metafoori peale. Ja surm on samasugune transformatsioon ja väikseid egosurmasid, vana mina surmasid, neid me kogeme nagu kogu aeg. Iga hommik me ärkame, igal õhtul see päev justkui sureb, on ju. Ja tegelikult igas hingetõmbes on see sünd ja surm, on ju. Siis see hingamine algab ja siis see hingamine lõppeb, on ju. Et surmakaartid ära kartma ei pea, et see julgustab muutuma, transformeerima, muutma seda, mida ma kogeda siis ei taha või mis ei tee mind õnnelikuks ja rahulolevaks, on ju. Ja mis iganes siis ütleb surm, et lõpeta see, mida sa ei taha, mida sa ei vaja, mida sa ei taata, lihtsalt lõpeta see, luba sellel nagu minna, täna seda, luba sellel lahkuda ja tervita seda uut helesinisel taeval siis sellist päikselist ja muutust ja julgelt nagu manifesteeri siis neid asju, mida sa tahad elus kogeda. Viimata liigselt tähelepanu nendele siis asjadele, mida sa kogeda ei taha, on ju. Et kui sa võtad sellelt, mida sa ei taha, oma tähelepanu ära ja annad sellele, mida sa kogeda tahad, siis sinu reaalsus ainuüksi selle läbi juba muutub. Nii, siis ma võtan sulle siit varjutööpakist ka ühe kaardi, on ju, näitan sulle seda ka, et mulle väga see varjutöö meeldib, on ju. See on siuke oma pimenurkade avastamiseks selline väga tõhus praktika. Ja sisemine tasakaal tuleb siis sinu kaardiks siia, on ju. Et hästi haakub ka sellega, mis ma juurtšakrast rääkisin, on ju, et kui me tunneme end ebaturvaliselt, on ju, siis see on hästi sageli selline nagu pendeldamine, on ju, et kui mu juured ei ole hästi sügavalt juurdunud, on ju, siis iga tuuleiil, iga väljastpoolt tulev mõte, lause, uudis, eriti negatiivne uudis saab mind lükata sellest sisemisest balansist kohe kõrvale ja ma pendeldan nagu selline juurteta lahtine lehekene tuule käes, on ju. Et kui ma selle juure hästi sügavale maasse nüüd tervendan endale ära, on ju, ja õpin sealt maast võtma seda maailma külluslikku sooja, mesist, naisenergiat, on ju, siis minu see sisemine tasakaal juba sellest nagu hästi palju muutub ja terveneb ja igasugune väljastpoolt tulev mingi infokillukene ei kõiguta minu rahu, on ju, et järjest lähemale jõuan siin sellele seisundile, mida see rahus Buda mulle siin oma lilla krooniga meenutab, on ju, ehk siis minu sisemine joondumus ei ole nii, et ma pean iga sõnumi peale kuhugi jooksma, midagi tegema, konserve varuma või mis iganes, on ju, süstima ennast või tablette võtma või noh, mis iganes moel nagu kindlustama selle eest, mis võib tulla, aga ma olen oma sisemises joondumuses ja tasakaalus, siis mul on nii sügav turvatunne, minu immuunsüsteem muutub juba tugevaks ainuüksi sellest, et ma olen joondumuses, ma olen maatšakraga ühenduses, ma olen oma tähetšakraga, oma krooniga ühenduses, on ju, ja mu keha hakkab ise tervenema, minu tšakrasüsteem korrastuma, minu sisemaailm muutub nii terveks, nii tasakaalukaks, et kõik välismaailm hakkab seda peegeldama ja siis ma kogen väljaspool ka harmooniat, tasakaalu, balanssi
ja ilu, sellepärast ilu on hästi harmooniline, küllust, sest küllus on harmooniline, mul on alati ressursid, mida ma vajan, mul ei ole kuskil puudust, ma ei pea midagi nii-öelda mustadeks päevadeks varuma, sest mustadeks päevadeks varumine on manifestatsioon ju selleks, et tulevad mustad päevad, on ju. Aga ei, ma olen siin hetkes, ma armastan, ma elan, ma olen terve ja ma naudin toitu, seksuaalsust, suhteid, puudutusi, tantsu, oma tööd, oma ande avaldumist siin ja praegu selles hetkes. Ja siis ma kasutan veel ühte pakki täna, selline Medicine Woman, siis selline ürgset naiselikkust tervendavad kaardid ja kui sina, armas mees, oled seda videot vaatamas, siis sa saad seda samamoodi siis sellepärast kuulata, et me kõik sisaldame nii nais- kui mees energiat, et sa saad täpselt samamoodi siis selle sõnumi siit kätte. Nii. Ja pühad tseremooniad tuleb sinule selleks tervenduskaardiks siia. Ta on nii ilusad kaardid, ma niimoodi imetlen neid, et juba ainuüksi selle kaardi vaatamine energeetiliselt on harmoniseeriv ja tervendav. Ja pühad tseremoonia see on jälle samamoodi, seletan sulle nii šamanistlikust, intuitiivsest vaatest kui ka teaduslikust, on ju. Ja meie aju muutub tseremooniate käigus. Me lihtsalt, me võtame vastu, meie alateadvuses saavad muutused toimuda läbi tseremoonia, läbi rituaali. Rituaal võib tõlgendada niimoodi, et rituaal on lihtsalt mingi tegevus, mida me oleme harjunud tegema, aga tseremoonia on see, kui see rituaal on nagu püha ja teadvustatud ja hästi pühalik. Ja tõepoolest nagu antropoloogid on uurinud seda, Alberto Villoldo nime ütlen sulle, uuri, loe, temalt on ilmunud eesti keeles raamat ja kasvata endale uus keha. Ja tema on siis pühendanud oma elu sellele, ta on elanud põlisrahvastega ja ta on tõepoolest nagu väga raskest tervislikust seisust tulnud ise välja, tõepoolest kasvatades endale siis uue keha, on ju. Ja tema on ka uurinud seda, kuidas meie teadvus, meie alateadvus, meie aju muutub tseremooniate käigus. Ehk siis me teeme läbi selle püha rituaali ja selleks võib mis iganes olla, ükskõik mis tegevust sa teed, see võib olla kas või su hommikune tass, kohvi, teed, kakaod, sidrunivett, mida iganes, mis on sinu hommikurituaal, aga sa tood sellele nagu selle pühalikkuse, muudad selle rituaaliks nii, et sa mitte ei joo lihtsalt seda sidrunivett ära, vaid sa ütled veele, on ju, sest vesi salvestab sõnu, kõik muutub seal, vee struktuur sellest, kui sa ütled veele, et palun see klaas nüüd, sa oled minu tervis, minu harmoonia, minu juurtšakra terveneb ja tugevneb, ma muutun tervemaks, minu energia hakkab paremini voolama, mu tänane päev toob mulle õnnestumisi, ma olen sellises õnnelikkuse ja õnnestumiste voos, kulgen tänase päeva. Mu teele tulevad ilusad ja õiged kohtumised, ma teen seda, mida ma armastan täna, ma hoian teadlikkust täna, et sa võid selle tassi veega kõneleda, hoida seda oma kahes käes siin südame juures, on ju, meie käed kasvavad südame tšakrast välja siit, on ju, need on südamekeskuse pikendused, ma annan oma südame energia sellele klaasile veele ja siis ma rüüpan seda teadlikult lonksudega juues sisse selle manifestatsiooni, tunnetan, kuidas see jõuab kõigi mu rakkudeni, mu sõrmeotsteni, mu juukseotsteni, mu südameni tagasi, on ju, mu varvasteni, mu kurgutšakrani, mis väljendab minu tões elamist ja nii edasi, on ju. Ja niimoodi see ei ole lihtsalt klaas vett, on ju, sellepärast, et teised joovad ja niimoodi keegi ütles, vaid sellest saab minu püha rituaal. Nii võid sa teha kõigega, sa võid oma toitu õnnistada, sa võid oma jalutuskäigu teha, mitte see, et sa vaatad kella pealt, palju ma samme sain, on ju, ja palju mu pulss oli, sa võid oma jalutuskäigu teha šamanistlikuks, keskmise ilma rännakuks, pühaks tseremooniaks. Sa võid kõigele, mida sa teed,
igapäevaselt sa võid lisada pühaduse, muidugi võid sa teha tseremoonia. kui sa vajad suurt muutust ja toetust, siis sa võid tseremoonia mult ka tellida, on ju, et me võime seda koos luua ja kujundada, olgu selleks su sünnipäev, su mis iganes täitumus on ju, mingi soov midagi muuta. Aga sa võid ise igale päevale lisada selle, süüdata küünla, lihtsalt lihtne asi, et sa süütad küünla, see võib olla tseremoonia. see on sinu jaoks. Et selline tervendussõnum sulle, kes sa valisid siis selle juurtšakra ja ma soovin sulle väekat teadlikku loomist. Läheme teise grupi juurde, kes sa valisid siis selle küünega katki teha selle natukene selle koore siit. Mõtlesid seda tervendavat eeterlikku õli ja selle lõhna sees siis teha sulle ladumise armast, kes sa valisid siis selle apelsini ja teise grupi. Ma alustan siis lightshairs'idega sulle sõnumi toomist. Mis siis toetab sinu loomist, sinu manifestatsiooni praegusel hetkel, kui sa satud seda videot vaatama? Sulle tuleb välja selline kaart, näitan sulle seda õiget pidi, aga pakandist selle tagurpidi välja, mis tähendab, mina loen seda tavaliselt niimoodi, et siin on mingi potentsiaal, mis on mingi pärast sordiini all või mis ei avaldu täielikult. Ja sinule tuleb märksõna sisemise lapse tervendus, on ju, ja kõik need teemad, siin on selline nagu väikse sõbraga on ju koos ustav, truus väikemees on ju, ja siis läbi oma tunnete, kogemuste erinevate, mis ta elus on olnud, on ta suureks kasvanud, aga see nagu ustavus ja truudus peaks jääma, on ju. Ja see tähendab eelkõige seda, on ju, et meil on paljudel need kogemused, et meie sisemine laps, kui ta oli väike, ükskõik mis vanuses siis on ju, et võib-olla ta ei kogenud kogu seda armastust, seda tähelepanu, seda lõpuni ära kuulamist, seda sama, millest ma video alguses rääkisin, seda tähelepanu on ju, millega energia kanti üle on ju. Kui ema ja isa meid vaatavad, kuulavad, meiega päriselt tegelevad ja meiega 100% kohal on ju, siis ma väidan, et see laps ei saa üldse haigeks jääda näiteks, sest et ta on sellest armastuse energiast ümbritsetud. Aga kui ema ei ole, on ju, meil on põlvkond, kus lapsed emast sünnitusmajas näiteks kohe lahutati, on ju, et see paneb lapse immuunsüsteemile kohe sellise põntsu, et seda on vaja siis nagu terve elu praktiliselt tervendada. Et seesama see armastav kohalolu on ju, et kui me ei kogenud seda kõikides aspektides, mis me soovisime, on ju, me ei olnud mõistatud, me kogesime mingit ülekohut, võib-olla keegi naeruvääristes, häbistes, võib-olla füüsiliselt karistas, võib-olla lihtsalt ei olnud kohal, võib-olla meid saadeti jalust ära vanavanemate juurde, see igatsus nagu ema-isa järele. Et kui me jäime siis, kui me sisemine laps, ükskõik mis vanuses jäi ilma sellest nagu tähelepanu, armastava tähelepanu kogemusest, siis nüüd on ainus võimalus iseendale anda. Ja see ongi sinu nagu see muutus on ja sa iseendale annad selle armastava tähelepanu, selle võib-olla sul on lapsepõlve pilt endast, mille sa saad võtta, kus sa oled siis väike ja võta see pilt endale ette ja lihtsalt kõnele endaga, ütle kallis väike, ütle oma nimi. Et ma tean, et sul oli raske, ma tean, et võib-olla sa ei olnud kuuldud või nähtud, aga mina sind nüüd kuulen ja näen ja ma kinnitan sulle, et sinu jaoks ma olen nüüd olemas. Ja päriselt nagu kuula seda oma sisemist last, et mis ta sõnum on, mida ta vajab, küsida, et mida sa vajad.
mida sa vajad, mis teeb sulle rõõmu, mis toob sulle tervendust, mida sa igatsed, kelleks sa tahtsid saada, mis oli sinu suurim unistus ja lihtsalt päriselt kuula ja anna talle seda, onju. Ja kui me oleme lapsed, tavaliselt me tunneme tohutut rõõmu nagu loomise rõõmu. Kõik lapsed enne, kui keegi siis oma hinnanguga selle kinni pani, kõik lapsed oskavad laulda, tantsida, joonistada, maalida, meisterdada, ehitada, unistada. Absoluutselt kõik lapsed oskavad seda, kuni keegi tuleb ja oma hinnanguga ütleb, et kuule, nii need asjad ei käi ja sa ei oska ja sa olid vale, onju. Ja see apelsin, mis sa valisid, see on teise tšakra sümbol. Sinu svadistana, sinu sakraaltšakra, sinu seksuaaltšakra sümbol on ju. Sinu teine tšakra, sinu seksuaalorganite tšakra helendab, kui ta on terve, siis kiirgab sellist oranži vibratsiooni, sillerdavat puhast eluenergiat, sinna kuuluvad siis tõepoolest sinu seksuaalorganid, kõik naistel munasarjad, emakad, meestel samamoodi kõik seksuaalorganid ja neerud, mis on eluenergia, siis kandjad on ju. Et ülioluline energiakeskus, mida tervendada ja seda saab tervendada siis füüsilisel tasandil läbi sellesama oranži, on ju, läbi oranži värvi. Mul on siin üks oranž raamat ka veel kõrval, on ju, mida ma siis taaskord sirvin, ma olen siia pannud endale palju neid slippe vahele, et neid mõtteid üle vaadata, mis mulle siis mingid aastad tagasi, kui ma seda lugesin, olulised olid ja vaadata, et mis on siis täna kõneleb, on ju kõik oranž värvi asjad. Oranžist aluspesust, oranžist seelikust või pükstest kuni siis oranžide viljade söömiseni, nuusutamiseni, apelsini, tsitruste, eeterlikud õlid, oranžide viljade söömine, oranžvalgus, solariseeritud vesi oranžis pudelis, oranžid nõud, kõik on ju. Ja loomine. Selle tšakra nagu väljendus ja kõige ilusam manifestatsioon on loomine. Me ainult naisena, mitte emakas ei loo last ainult, vaid kogu meie looming sünnib sellest teisest tšakrast. Kõik kunst, mis me teeme, kõik looming, meie töö, meie suhete loomised, meie eneseväljendus, meie annete väljendus, kõik saab sealt alguse. See on loomise tšakra ja kui see on terve, siis meie looming voolab täiesti vabalt, piirideta, geniaalselt ja kui ta ei voola, siis me peame alustama läbi loomise selle uuesti tervenemist, et see on mõlemad omavahel seotud, et tuleta meelde siis, mis su sisemine laps vajas, mida ta tahtis luua, mis talle tegi rõõmu, kas ta tahtis pilli mängida, kas teda köitis muusika, tants, liikumine, matkamine, looduses olemine, mis iganes see oli siis, mis tegelikult oli tema loomuliku andeväljendus, siis palun anna oma sisemisele lapsele seda, on ju, et kui nagu justkui maailm reetis selle sisemise lapse, siis palun sina ära teda reeda, et sina jää talle truuks ja armasta ja väesta ja lase tal luua, anna talle pintslid, anna talle võib-olla kirjutada luuletusi, mis iganes see on siis, on ju. Mis tema kirg oli, mis tema armastus oli, mis teda õnnelikuks tegi, on ju lapsepõlves, et seal on see vastus sinu jaoks, mis tervendab su teist tšakrat. Nii, vaatame varjutöökaardi sulle ka, et kus siis on mingi pimenurk võib-olla, mida sa ei teadvusta ja millele sa võiksid tähelepanu pöörata rohkem, et sinu loomisprotsess veelgi enam nagu sillerdama läheks. Ja sinule tuleb siit selline kaart siis on ju, et võitluse lõpetamine, seesama ja andestamine ja vabastamine ja vabaks laskmine. Et seesama sõnum tegelikult, et ma ütleks, et kuule veel kord üle selle video algus, kus ma rääkisin sellest on ju oma eluenergia kasutamisest,
et lõpeta võitlused. Sellepärast, et kuni sul sisemised võitlused toimuvad, kuni sa oled millegi vastu, siis kogu aeg maailm peegeldab sulle seda, et sa pead võitlema, sa pead jälle ennast tõestama, sa pead jälle minema nagu kasutades ego jõudu mingitest protsessidest läbi ja sa oled nagu lahutatud sellisest loomulikust elu kandvast voost, on ju, kus justkui on kogu aeg selline tunne, et sa midagi unistad, soovid, mõtled, ütled välja ja kohe punane vaip rullitakse ja juba need asjad tulevad sulle, on ju. Et lõpeta need sisemised võitlused, et nagu lase sellel mõõgal langeda ja vabasta, andesta, lase lahti, lõpeta, tee rituaal, seo lahti, pane see nagu mõõk maha ja nagu andu sellele elu poole, on ju, et tunnista, et on nagu on mingid suhted, mingid kohad meie elus, ma olen elanud keeruliseks, on ju, oma elus. Ja nii on ja tunnista seda ja proovi lihtsalt see nagu võitluse ja enesekaitse mõõk maha panna ise, et see saab sinust alguse, on ju, et iga kord ei ole vaja tõestada, et mul on õigus. Et võib lihtsalt lasta olla, on ju, võib lihtsalt öelda teisele poolele, et ma austan sinu arvamust, ma austan sinu seisukohta, ma austan sinu nägemust, ma austan, et sul on teistsugune maailmavaade. Et sulle on see varjutöö sõnum nagu kõige olulisem see, et lõpeta oma sisemised võitlused ja see võib olla ka sisemine selles mõttes näiteks, et oma näiteks meele ja südame vahel võib olla võitlus, on ju, et mu meel tahab ühte ja mu süda nagu tegelikult hakkab helisema hoopis teise asja peale. Vaata üle need kohad oma suhetes, oma töös, oma sõprussuhetes, oma eneseteostuses, et kus on nagu see on ju oma elukoha mõttes, et kas ma elan seal, kus mu süda päriselt tahab olla, kas ma teen seda tööd, kus mu süda päriselt nagu täielikult jäägitult hommikul pühendub, kus ma tahan nii-öelda tööle minna piltlikult kaks trepiastet korraga hommikul või ma lähen sinna nagu mul oleks sangpommid jalgade küljes vastumeelselt. Aga mõistus ütleb, et kuule, sa pead, seda on vaja, see on mõistlik, ole nüüd nagu mõistlik, ole ratsionaalne, mõtle, mis teised arvavad. Et vaata need kohad oma elus üle, ütleb see ja lõpeta oma võitlused nii enda sees, enda ümber ja maailm muutub sõbralikuks ja hoidvaks ja toetavaks paigaks sinu jaoks. Nii, ja siis Medicine Woman. Jumalanna kaartidest siis vaatame, et mis siin tahab siis sinule täna kõneleda, tulla sulle tervenduskaardiks või? Nii, kaotasin muist ära. Naiselik tsükkel tuleb sulle siis, feminine cycle ütleb sulle, et kõik on muutumises, on ju. Et hästi resoneerub ka siin jälle selle viljaga, selle meie sakraalseksuaalkeskusega, meie emakaga, meie loomise keskusega, et samamoodi selline nagu emakoda siin, et see ongi selline tsüklilisus on naise iseloom, naise nagu loomulik olek on ju see muutumine, selline sinusoidne on ju, kuidas me tunnetame kuurütme endas, kuidas me tunnetame täiskuurütme, päevarütme, kuidas me oleme tundlikud sellele, kas päike paistab või pilves ja sombune on, et nagu austa neid oma tsükleid, et ära, kui sa oled hästi mehelikus energias, siis sa lähed nagu tahtejõuga ja egoga läbi, aga kui sa oled hästi naiselikus, siis sa voolad ja kuulad ja võtad vastu, tõmbud tagasi, lähed aktiivsemaks. Kui ikkagi on selline päev, et sa tahad sisse mässida ja raamatut lugeda heal juhul või mitte midagi teha, siis anna seda olemise aega endale. Ja siis, kui sa tunned, et oi, mul on palju energiat, mul käed sügelevad, ma tahan tegutseda, koristada, luua, puhtust luua, ilu luua, tööd teha, siis mine selle tsükliga, et nagu kuula seda oma keha, oma sisetunnet, neid tsükleid, on ju.
rääkimata siis sellest suurest elutsüklist või naisest olemise tsüklist, sellest, kuidas ma olen noor neiu ja siis ma olen küps viljakas naine ja siis lõpuks saab minust see nõid, see vana tark naine, on ju, et need kõik on naiselikud tsüklid ja üks ei ole väekam kui teine, et nad on kõigis, on nendes nagu oma ilu, oma aeg, oma tõde, omad tegemised, omad taipamised, et austa seda nagu naiselikku muutumist ja neid tsükleid. Et see, kuidas sa midagi alustad, see, kuidas sa kasvatad, kuidas sa nopid viljad sellest, mis sa tegid ja kuidas sa siis integreerid lõpuks selle kõik, võtad selle õppetunni sealt vastu. Et neid tsükleid on nagu igas päevas meil on ju. Igas päevas on seda tsüklit, austa seda ja algus ja lõpp on sama olulised kui see viljade noppimine, viljade maitsmine ja see õppetunni või kogemuse integreerimine, vastuvõtmine endas on ju. Et selliselt tahtis siis sinuga Jumalanna kõneleda. Aitäh sulle ja läheme siis kolmanda grupi juurde, kes sa valisid siis selle mõnusa sidruni. Jälle teen selle küünega natuke siit katki, et saada ühendust nende eterlike õlidega, et see siis juhataks mind sulle kõnelema ja sina, kes sa valisid sidruni, sa valisid siis kas teadlikult või alateadlikult päiksepõimiku ehk kolmanda tšakra siis energia on ju, mis on siis kuldkollane, päikesekollane päikesepõimik. Päikesepõimiku asukoht on selline müstiline, seda igas õpetuses räägitakse ise kohta, on ju, kes siis arvab, et ta on siin siis nagu ribide all ja kes arvab, et ta on natuke nabast üleval ja kes kutsub teda üldse nabatšakraks ja kes arvab, et ta on natuke nabast allpool. Et pane ise intuitiivselt käsi kuskil oma keha peale, vaata, kus ta läheb. Ja siis võid ühendust võtta selle kohaga. Ja see on siis meie keskus, on ju, meie kese, meie tahtejõud elab seal, on ju, meie vägi, meie ego ka. Ja ma arvan, et seda ego ei ole vaja üldse demoniseerida, selles mõttes, et ego on ikkagi vajalik siin meie selles reaalsuses kuidagi enda piiride hoidmiseks, enda kehtestamiseks mingites olukordades, mingitest raskustest läbiminemisel ka, on ju. Aga ego loob ka loomulikult kaitsemehhanisme, ta aitab meil ellu jääda mingites olukordades, aga siis on oluline vaadata, et me neid ellujäämismustreid ei hakkaks nagu igavesti kaasas kandma, sellepärast, et mingil hetkel ellujäämise mustrid võivad hakata takistama siis elamise mustreid, on ju. Me elamise nagu väge. Et ellujäämismustrid on vaja kasutada siis või strateegiaid siis ellujäämiseks, aga elamiseks tuleb need taaskord vabastada. Ja tugevdada saad sa siis seda päiksepõimikut loomulikult läbi päikese, eelkõige on ju. Olen ka varem seda videodes rääkinud, õpetan sulle taaskord Egiptuse K-keha tugevdamise praktika, istud päikese kätte ja hingad sisse läbi päikesepõimikut. Tõmbadki nagu teadlikult selle päikseenergias ja päiksepõimikusse endale. Täidad kõik selle kõhupiirkonna selle päikesega ära ja välja hingates siis suunad selle igale poole oma aurasse laiali ja tugevdad oma siis seda aurakeha on ju, suunad, tunnetad, kui suur see sul on, võid kasvatada, vaatad, tunnetad, kas seal on mingid plekke, auke, lekkekohti ja suunad sinna seda päikseenergiat ja tervendad. Hingad uuesti sisse, tunnetad, kus sul kehas on vaja tervendust, kus on mingi pinge, valu, mingi organ annab endast nii-öelda negatiivselt märku, suunad sinna selle päikseenergia välja hingates ja niimoodi tervendad ennast. See on nagu jälle ülilihtne ja samas nagu üks kõige võimsamaid enesetervenduse praktikaid. Mõnule päikese käes, ole mõistlik, mina ei soovita kasutada päiksekreeme ega päikseprille, sellepärast et päikseprillid annavad kehale signaali, et on hämar ja keha loomulik kaitse ei pea aktiveeruma. Samamoodi teevad seda päiksekreemid, nii et kasuta orgaanilist, pigem kokosõli, mis on hästi loomulik päiksekaitse, on ju, ja ära vaata otse päikesesse või vaata niimoodi vidukil silmadega, siis šamaani pilguga või ole silmad kinni üldse, võid seda praktikat loomulikult teha, et päiksesse vaadata ei tohi, muidu kui ainult
teadlikkus, siis sun gazing'u päiksepraktikaga varahommikul või hilisõhtul, kui päike on väga madalal ja siis ka nagu teadlikult ja õigesti. Siis söö kollaseid vilju, loomulikult täida ennast kõikvõimalike tsitrustega, mangod, melonid, kollased viljad, marjad, kollased ploomid, kollased päiksekuldsed toidud, kollane värv, samamoodi on ju, pane kollased riided selga, see on rõõmukeskus, elu rõõmukeskus, kõik tegevused, mis sind rõõmustavad, mis teevad su olemise heaks ja õnnelikuks. Tugevda siis läbi selle kollase ja läbi päikese oma seda päikesepõimikut, oma keset. Ja siis segan sulle siis Lightsharesi pakist kaardi. Nii, sulle tulid 2 kaarti. Tahtsin ühte võtta, Park andis 2. Nii, see on selline klassikaline valetamise ja pettuse ja hallkardinali kaart, on ju. Et ma ei tea, kui kerge või raske sul seda vastu võtta on, aga kindlasti praegu kuulab seda gruppi keegi, kes kuidagi hoiab mingite maskide või mingeid valenarratiive nagu ja ei ela täielikult oma tõde. Instinktiivselt mul läks käsi koos ja kurgutšakra peale, sest kurgutšakra vastutab meie tõe eest, see, et me elame ise oma tõde, mitte me ei kõnele oma tõde, ammugi mitte me ei suru seda teistele peale või proovi teisi veenda, vaid me ise elame oma tõde ja siis on meie kurgutšakra terve. Aga me hoiame üleval mingisugust nagu mingit maski näiteks nagu ükskõik, kes ma olen suhtes, kus ma ei ole tegelikult nagu puhtast tööd, mida ma jälle samamoodi teen ainult raha pärast või hirmust, mitte et ma nagu kogu südamest seda armastaksin või mul on mingid sõprussuhted nagu, kus ma ei saa olla mina ise, kus ma pean nagu hoidma mingit maski, on ju. Mul on käinud vastuvõtul päris mitu inimest, kes ütlevad, et nad ei saa nagu näiteks väljendada või elada oma spirituaalset elu, sellepärast et nad arvavad, et neid ei võeta tõsiselt, ei mõisteta näiteks nende täiesti partneri poolt, lähiringkonnas, sõpruskonnas, töö juures, et see on tohutult energiamahukas, et ma hoian mingit kuvandit endast, mingit maski, kes ma tegelikult ei ole, on ju. Või ma ei räägi üldse sellest, kui kellelgi on tegemist nagu sellega, et ma lausa nagu räägin mingit valet või ma tegelikult tean, et see ei ole tõde, aga ma ikkagi räägin seda lugu. Ma mingi pärast hoian üleval nagu mingit kuvandit endast, mingit maski, mingit imidžit, kes ma tegelikult ei ole. Ja see on kohutav elu, energia raiskamise koht, täitsa nagu pöörane. Ja valetamist ja petmist, sellist nagu patoloogilist valetamist ja petmist on seostatud ka uuringud ütlevad, et see on seotud ka näiteks kultuuritusetus, seksuaalne reetmine on seotud üldse nagu häiretega siis limbilises ajus ehk meie emotsionaalses ajus. Et see võib olla nagu trauma tulemus, et kui ma näiteks ei suuda olla truu või ma puutun kokku nagu sellise valetamise ja reetmisega oma elus. Et selline mõttekoht on ju natuke tõsisem sõnum on ju, et võib-olla ma ei tea, mis sellest sõnumist on, mida sul on vaja nagu kuulda praegu on ju. Et ühesõnaga seda, mida ma nagu teen, ma ei saa teha päevavalges, ma ei saa seda avalikult öelda, ma ei julge seda sotsiaalmeedias jagada, ma ei saa sellest sügaval tasandil oma sõpradega, oma lähedastega rääkida, ma võib-olla töö juures midagi varjan, ühesõnaga mul on mingi selline nagu varjamise raskus. Ja sa pead teadma, et see on tohutu eluenergia leke ja selle nagu mingi maski ülal hoidmiseks kulutatavat energiat sa ei saa kasutada oma
soovitud reaalsuse manifesteerimiseks, sellepärast et sul läheb nii suur ressurss, läheb kogu aeg nagu sinna mingi loo rääkimiseks, mingi narratiivi rääkimiseks, mis tegelikult ei ole tõde, mida ei ole enam tõde, mis iganes on ju, võib-olla see on lihtsalt see, et sa veel püüad seal 3D maailmas kuidagi nagu hakkama saada, kuigi sa tegelikult mingi osa sinust juba teab, et uus loomine 5D-s on hoopis teistsugune, kerge, rõõmukülane, toetatud vabaduses. Süda on see juhtiv nii-öelda portaal seal, mitte mõistus. Et vaata üle need kohad, tahan ma sulle öelda. Ja teine kaart, mis tuleb välja, tuleb siis selline veeelemendi kuningas hästi sellises meditatiivses seisundis, tuleb tagurpidi välja ja ma näitan sulle seda ikkagi õigetpidi on ju, ja see on hästi sügav nagu ühendus oma tunnetega ja selline seesama võib-olla, millega ma siin lõpetasin selle eelmise kaardi seletamise, seesama 5D reaalsuse loomine võib välja näha niimoodi, on ju. Et kui 3D-s oli nagu see, et kui sa tahad midagi saada, siis pinguta rohkem, on ju, siis 5D-s on sageli see, et kui sa soovid reaalsust muuta, siis lõdvestu nagu sügavamalt, lõdvestu sügavamale ja kuula ennast sügavamalt tasandilt ja tunded ei ole mitte midagi, millest me peame vabanema või mida me peame alla suruma, vaid tunded on midagi, mida me peame jaatama, vastu võtma. Tunded on nagu selle termomeeter, kus me omadega oleme, et väärtusta ja märka, et meile tuleb igasuguseid tundeid, on ju, ja me võime jääda vaatlejaks hästi paljudes protsessides. Me ei pea minema aktiivselt kaasa, tegutsema, võitlema vastu või hullult nagu prõmmima vastu uksi, mis on praegu meie ees kinni. Et vastupidi nagu lihtsalt tule endasse, lõdvestu sügavamale, jää vaatlejaks ja sa võid vaadelda ka nii, et sa paned silmad kinni ja vaatad selle sama kolmanda silmaga lihtsalt ja nagu märkad, vaatad seda, mis su kehas toimub, mida sa koged, vaatled oma tundeid, mida sa parajasti läbi elad, ükskõik, kas need on positiivsed või nii-öelda negatiivsed duaalse maailma mõttes. Ja see laevukene siin sümboliseerib ka nagu seda visiooni hoidmist oma sellel positiivsel unistusel, oma sellel valgel laeval, mis sealt siis tulemas on tegelikult minu poole, kui ma lähen õigesse seisundisse, on ju. Et see 5D reaalsus ongi pigem loomine läbi seisundi, teadvustatud loomine läbi seisundi, see, mis vibratsiooni ma kiirgan, seda ma siis enda poole tõmban, et selline siis, kas see on niisugune must piraadilaev, siis mis see tähendab, või see on valgete purjedega selline ilus unistuste laev, et tegelikult selleks ei ole muud vaja teha, kui nagu leida endasse õige harmooniline rahuseisund, sellepärast, et kui sa valisid selle grupi tegelikult, mis päiksepõimikut iseloomustab, siis kindlasti osadel teist on selline nagu komme minna hästi nagu raiuda sellise nagu meheliku tahte ja jõu pealt nagu minna mingitest olukordadest läbi. Ja see on nagu looduse rütmine vastu minemine. Kui sa oled harjunud, et sa saad jõuga või üle laipada kas või oma tahtmise, et maksku, mis maksab, on ju jälle tohutu ressursi kadu, sellepärast, et sa ei otsi seda vooseisundit, kus kõik on toetatud, sa pead kasutama ülivähe eluenergiat, mis seal, kus nagu kõik on sinu vastu, on ju, aga sa nagu rammid ennast sellest olukorrast läbi. Siukse toore jõuga, siis sul läheb jälle hästi palju oma eluenergiat selleks vaja, et jõuda siis selle soovitud tulemuseni. Et need võivad olla siis sinu väljakutsed, on ju. Et proovi olla hästi aus kõigepealt iseendaga, nagu üliaus on ju isendaga, tunnistada seda, mida sa tegelikult vajad, otsid, tahad, taotled ja millised on su meetodid selleni jõudmiseks. Ja proovi siis seda nii-öelda mängida nende 3D ja 5D loomiste vahel, et kas jõuga rammimine või siis selline süvalõdvestus ja oma visiooni hoidmine ja vaatlejaks jäämine, mingites olukordades nagu vaatlejaks jäämine ka enda suhtes, kui ma nagu tegutsen, reageerin, siis samal ajal ma olen loonud selle vaatleja, kes vaatleb siis, kuidas ma tegutsen ja reageerin. Nii. Varjutöö kaart tuleb sulle kohe.
arrogantsus, oi kui tuttav mulle on see, et seda gruppi ma võib-olla siin või vähemalt seda kaarti hoian endale või vähemalt vanale endale kindlasti on ju, et noh, tõesti päriselt ma arvan enda üle siin kohal, et oi, ma olen nii spirituaalne, järelikult ma olen palju varem kui need, kes ei ole spirituaalsed, on ju. et arrogantsus ja selline nagu kõrkus, et noh, see on ikkagi selline juurpatt. Ja see on koht nagu see arrogantsus või üleolek või nagu ka noh, sageli teiste peale vaatamine sellise pilguga, et ma pean ennast paremaks ja teised on lollid ja et ütleme niimoodi, et see meie nõndanimetatud minister Ligi on seda hästi ma võtsin nõndanimetatud, vaata, ma olin hästi arrogantne tema suhtes praegu on ju, et meie armas Jürgen Ligi, kes on täielik guru, praegu mul on näidanud hästi tugevalt seda arrogantsuse kohta on ju, et noh, rahval on õigus olla loll ja see arrogantsus on nagu tema keel on ju, aga tegelikult me näeme, ütleme niimoodi, et kui sa tema peale mõeldes või ükskõik kelle peale, kes seda mustrit sulle välja mängib, nagu ärritab sind või ei meeldi sulle, siis otsi see arrogantsus endas üles, et kus sina tegelikult samamoodi teed. Kas sa mõtled ka, et teised on lollid või nad ei tea asjast midagi või siis otsi üles see koht, sest vari alati nagu mängib meile välja nii, et me näitame kellegi teise peale näpuga, on ju. Ja mida rohkem see nagu trigerdab selle kellegi teise nagu arrogantsus meid, seda rohkem me peame vaatama nagu, kus on meie see enda arrogantsus, et kus me seda ise teeme. Et mina hästi palju võtan seda omaks, et see on mulle nagu hästi palju samastund ennast oma mõistusega, sest ma matemaatikat aju jagab nagu koorelahutaja, kõrgemat matemaatikat kirjutati minu pealt maha, et mul oli selline, ma olin seal ülikoolis, oli seina peal pingerida ja ma olin seal esimene 4 aastat ja ma ei mõelnud üldse selle peale, et kuidas need tunnevad, kes seal pingeria lõpus olid ja seda näitas mulle minu laps, ütles, et see on õudne tema meelest, et ta ei mõelnud üldse selle peale, et ta tahaks esimene olla, et jumal hoidku, kuidas sai niimoodi olla, et kuidas need pidid tundma ennast, kes seal pingeria lõpus olid. Minu ego ei lasknud üldse seda näha. Et otsi endas üles need arrogantsuse kohad, nagu kus sa pead ennast paremaks, targemaks, ilusamaks, kus sa tunned, et umbes privileegid kuuluvad sulle iseenesest mõistetavalt, on ju, ja sa vaatad teistele ülevalt alla. Et see on sinu vari, eriti kui see trigerdab sind nagu kuskil väljast pool, on ju, et selles mõttes ma nagu praegu ühest küljest ütlen, et väga arrogantselt suhtun mina Jürgen Ligisse, kes on samas täielik guru ja nagu näitab praegu tervele rahvale, nagu et otsige oma arrogantsuse kohad üles, kus te ülbitsete ja teistega ja vaadake, otsige need kohad üles, on ju, et see tuleb egost, see tuleb haavunud ja hirmunud egost, see arrogantsus, on ju. Üleoleku tunne, et mul on parem kui teised, seda ego teeb pingerida tegelikult, ego tahab võistelda, ego tahab parem olla kellestki teisest, on ju, et ülihea kombinatsioon oma selle päiksepõimiku tervendamiseks ja eluenergia voolama panemiseks, nagu et austa unikaalsust, austa enda andeid, enda unikaalsust ja austa teiste omasid ja täna ka neid, kes nagu ühiskonnas kuidagi nagu näitavad suurelt nagu neid teemasid, millega me peaksime tegelema. Ja järgmiseks siis Medicine Woman. Imelis, vaadake kui ilus pakk, see on mõlemalt poolt nagu täiesti nagu jumalik tervenduspakk. Kuldsete servadega veel sobib nii hästi selle päiksepõimiku ladumise juurde. Autentsus ja nagu super kanaldus sulle, ma vaatan, ma segasin juba vist selle kaardi, ei seganud, see on siin, on ju. Vaata, see on täpselt see, mis oli sul see varjukoht, on ju, see on see mitte autentsus.
mitte oma tõe elamine või varjamine või sihuke hall kardinali moodi salaja või nagu nurga tagant asjade ajamine. See on see, et sa oled autentne, see olen mina, see on minu tõde, ma elan seda, ma kõnelen seda, ma toimin selle järgi, ma olen ise oma tõe ja oma tahte väljendus, oma kõige autentsem, kõige nagu sügavam, kõige ilusam, kõige puhtam versioon. Hoolimata sellest nagu kas koerad hauguvad, kas varesed kraaksuvad, kuidas meedia kirjutab, mis iganes on ju. See on minu autentsus, minu ehedus, minu loomulik olek, minu kõige nagu looduslähedasem, kõige mulle omasem nagu olemise vorm. Ja kui ma räägin nüüd eluenergiast, on ju, millest see kanaldus tegelikult on, siis see seisund, see autentsus on see, mis kõige enam nagu me oleme nagu sellel ökorežiimil, selle eluenergiaga, sellepärast, et kui ma olen autentne, ma kehastan seda, miks ma siia olen tulnud, mida ma siin olen tegemas, mis on mulle kõige loomulikum viis, on ju, siis ma ei pane mitte jõgesid tagurpidi voolama, vaid ma lähen paadiga selle jõe peale, see jõgi kannab mind sinna poole, kus mul on vaja minna. Et see autentsus, oma nagu loomuliku oleku vastuvõtmine, üles leidmine ja selle elamine, see on kõige looduslähedasem vorm, kõige tervislikum vorm, sellepärast, et jälle mõte, mida ma olen 100 korda siin kanalil öelnud ja ütlen veel, sest see on nii oluline, on ainult üks tõbi ja üks ravi ja see tõbi on loodusest, loomulikust võõrandumine. Järelikult see ravi on looduse ja loomulikuga uuesti üheks saamine ja see ongi see autentsus, on ju. Mitte see, et mina ja loodus, vaid mina kui looduse osa ja mis on see minu roll seal, on ju, kuidas ma suhestun inimesena, teiste inimestega, loodusega, loomadega, lindudega, tööga, eneseväljendusega, spirituaalsusega, oma autentsel, ainult mulle omasel moel, on ju. Sõltumatult sellest siis, mida nii-öelda teised arvavad või mida meedia kirjutab või ütleb või mis on siis nii-öelda peavoolu narratiiv, on ju, või mille vastu teised protesteerivad või mis iganes, on ju, et see ei pea mind mõjutama, mina leian üles sügavalt enda seest oma autentse olemuse, oma tõe ja elan siis selle väljendusena ja nii ma olen kõige nooruslikum, kõige ilusam, kõige tervem, sellepärast, et ma olen oma loomulikus voos ja ma ei kuluta oma eluenergiat selle peale, et hoida üleval mingeid maske ja võltsnarratiive. Selline siis ja tõeline selline põlisrahvaste kuninganna, jumalanna, naiseliku ilu väljendus. Sellised siis mõtted sulle, armas. Kui sulle meeldis, palun vali subscribe, pane pöidlakene ja jäta mulle kommentaar, mis sind kõnetas, mis sind ei kõnetanud. Ja ma õnnistan sind, ma soovin sulle head ja ma soovin sulle imeilusat siis loomist oma autentsuses, oma vähes ja õitsele puhkamist. Ole hoitud ja järgmiste sõnumiteni.